69 poolt ja 8 vastuhäälega võeti Riigikogus vastu seadus, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Just nõusoleku seaduseks seda kutsutaksegi. Praeguses seni kehtinud seaduses vägistamise definitsioon ikkagi ei vastanud sellele, kuidas inimesed päriselt elavad ja sellest aru saavad. Et sa pead vigastustega riskides ennast kaitsma ja võimalikult kõvasti karjuma. Aga tõepoolest praegu seadus ütleb, et igasuguseks seksuaalvahekorraks on vaja nõusolekut. Igasugune nõusolekuta vahekord on vägistamine. Kui poolt olid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, siis vastuolijate käitumine oli erinev. Keskerakondlased ei hääletanud. Tegemist on kahe inimese vahelise intiimse suhtega ja tavaliselt videokaameraid seal vahel ei ole. Ja kui inimsuhted on muutlikud, et mingil hetkel suhe võib-olla ei ole kõige parem ja on võimalik hakata kasutama seda šantaažiks ja nii edasi. Isamaast üks hääletas vastu, enamus ei tulnud saali ja poolt hääletas üks inimene, Tõnis Lukas. Selline poolpropagandistlik teema, mida kasutatakse äärmuste vaheliseks võitluseks, ongi selline, kus igaüks võib-olla otsib oma lahendusi ja tõde. Aga minu jaoks on oluline, et selline tahtevastane tegevus või vägivald saaks raamid ja seda oleks vähem ja kui see seadus aitab sellele kaasa, siis tasub toetada. Tänavaküsitluses kaldus tugi neile, kes poolt hääletasid. Mina olen väga selle poolt. Miks nii? Sellepärast, et ma arvan, et Eestis on kuidagi liiga vähe defineeritud seda siiani ja selles mõttes, et väga õige, et võeti vastu selline seadus. Iga uue seadusega, et ei ole väga hea öelda, et sellistes olukordades kõik tekib praktikaga, praktika teeb selgeks. Aga eks selles õigusloomes tuleb võimalikult selgeks seda teha lihtsalt seaduses. Ma arvan, et see on elementaarne. Väga palju vaidlusi, et kuidas seda siis ikka fikseerida ja pärast saab tagasi võtta ja kas peab olema paber ja pliiats kaasas? Ma arvan, et paberit pliiatsit ei peaks olema, aga 2 inimest omavahel peaksid ikka selles küsimuses küll saama kokkuleppele ja see võiks olla selge. Vastuhääletajate argument oli, et seadus ei muuda midagi sellest, mis praegu juba keelatud on, aga tekitab juurde segadust. Ja kui meil on sõna vastu olukord, kus üks ütleb, et oli nii, teine ütleb, et ei olnud nii, siis ainuke võimalus võtta nüüd inimest lihtsamini kriminaalvastutusele kui enne on taganeda sellest printsiibist, et ta ei pea ise oma süütust tõendama ja lihtsalt väidetava kannatanu ütlustele tuginedes mõistetakse ta süüdi. Ja see oleks õigusriigi vaatevinklist tõsine tagasiminek. EKRE oleks täies koosseisus tahtnud vastu hääletada, aga näiteks Poolametsad olid lapse kooli lõpetamisel ja läksid kirja kui mitte hääletanud, kuigi hinges vastu. See eelnõu ei räägi, mis asi on nõusolek, kuidas seda tuleks vormistada, kas nõusoleku puudumine tähendab ka tahte vastasust, et see loob rida uusi olukordi, kus me alustame võib-olla menetlusi, kus on sõna vastu, kus pole võimalik tõestada. Kuidas näeb asja ka politsei? Mis muutub siis nende reaalses tegevuses? No tegelikult ka praegu on küsimus selles, et kui on sellised sõna vastu olukorrad, need on ka hetkel kehtiva regulatsiooni järgi ja need on ilmselt ka tulevikus, et siis see ongi uurijate taktika küsimus. Et see on ka praeguses olukorras ja ka tulevikus üks selline küsimus, mida siis uurijad peavad siis järgi uurima. Politsei jaoks on põhiline see, et igasugune tahtevastane ja nõusolekuta seks on kuritegu. Et see on selge selline ühemõtteline suund, mis on Riigikogu välja öelnud.